Tere teile kõigile. Need, kes mind ei tunne, siis minu nimi on Heili Hints ja ma olen aastast 2015 maalinud intuitiivselt ning oma töid tihtipeale läbi Facebooki sotsiaalne meedia leiate Hints 4 Art, Hints for Art nime all. 2 aastat tagasi sain ma tunnetuse, et oleks vaja luua 88 maalitud kaarti, mille eesmärk siis on töö endaga. Ja kui ma räägin intuitiivsest ja nullpunktist, siis minu jaoks nullpunkt ongi tühjus, see on siin ja praegu, see on ilma tunneteta, ilma mõteteta olek, kus me laseme siis oma energiatel tööd teha ja informatsioonil läbi tulla. Ja nende kaartide eesmärk on täpselt see, et kuna me teame, et nii värvid kui tähed, kui sümbolid, kõik annavad endas informatsiooni, vibratsioone, siis iga selline kombinatsioon räägib iga inimesega erinevalt, sõltuvalt siis selle inimese elus toimuvat, kuidas ta resoneerub erinevate teemadega. Kaardid näevad välja siis sellisena, et ühel pool on maalitud pilt, mille järgi sa võid siis mediteerida, ma soovitan võtta päeviku ja pidada päevikut, võib töötada läbi kõik kaardid, võib valida valikuliselt, kuidas tunne on ja kui ma räägin, et töötada nende kaardidega, siis näiteks ma tõmban siit täna ühe kaardi, et tuli selline sinine kaart ja siis, kui ma ennast nüüd siin neutraliseerin, nullin, hingan sisse välja, et ma ei mõtle ülearu, natukene vaigistan ennast, võib kasutada ka muusikat taustal, siis ma vaatan, et mis see minule intuitiivselt räägib. Et just nüüd see annab minule näiteks tunde, et ma igatsen ikkagi vett, ma igatsen merd, ma igatsen, et ma tahaksin minna kuskile sooja kohta. Siis see annab mulle ka tunde, et kõik saab korda, et kõik läheb õitsele, kõik on liikuvuses. Siis ma tunnen, et hästi palju uusi võimalusi avaneb. Ja see nii läheb edasi, et ma lihtsalt vaatan seda pilti ja vaatan, et mis minule intuitiivselt tulevad sõnad. Mõni näeb kohe reaalselt siin näiteks nägusid, loomi, linde. Ei ole õiget ega valet, see võib olla, et see kaart ajab mind närvi, see rahustab mind. Ja kui ma kirjutan üles need sõnad, mis see kõik esile tõstab, siis saan ma kohe küsida, et aga miks ma närvi lähen? Mis ma saan selles olukorras teha? Kas on keegi, kes saab mind aidata? Mida ma muutma pean? On see pikaajaline protsess? Ühesõnaga, et me loome võimaluse rääkida iseendaga, lahendada oma probleeme, sest ma räägin hästi palju plussidest ja miinustest, et iga negatiivne kogemus, iga negatiivne selline, mis on elus toimunud, tegelikult toob endaga kaasa hästi palju positiivsest pärast, kui sa oskad seda vaadata, et mõnikord need draamad me ei saa ju muuta, me ei saa minevikku muuta, selles suurem probleem ongi täna, et minevik jääb meiega kaasa, aga küsimus on see, et kuidas me sellesse suhtume. Ja kui me paneme sinna negatiivsele positiivsed lahendused, et näiteks, et kui minul on olnud mentaalset vägivalda, siis ma tean, et ma olen selle siiamaani nüüd välja tulnud ja tänu sellele, et ma suutsin õppida seda, ma olen hästi hea inimeste lugeja, ma tean ära, kus on õige vale, mulle ei meeldi ebaõiglus. Ehk siis, et ma toidan seda negatiivsust positiivsusega, kuni ma saan aru, et tegelikult on see olnud mulle õnnistus. Ja ma kirjutan need üles, ma annan andeks inimestele, või olukordadele, kes on seal ümber olnud ja minu jaoks andestus tähendabki siis seda reaalselt nagu asjast arusaamine, mõistmine, miks üks või teine asi on toimunud ja siis ma saan edasi minna, ehk siis ma lõpetan ühe vana, ma lähen nulli ja ma saan alustada millegi uuega, et ma ei kanna seda vana koormat kaasas, sest see toob endaga kohe järgmised probleemid, sellepärast, et kui mingi asi lööb sinu energiasüsteemi käima, näiteks, et sa ei ole läbi töötanud omal mingisugust viha, mingit ebaõiglust, siis ükskõik mis inimene olukord sinu ellu tuleb, siis ta lööb selle uuesti sul esile, kuni sa selle enda jaoks selgeks teed. Ja kui ei taha tööd teha sellisena, et nagu ei meeldi see, et ma pean mediteerima ja nii, siis on igale kaardile teisel pool väike selline päeva
või siis nagu pikema aja soovitus, challenge. Praegu seisuga need kaardid inglise keeles, 2 kuu jooksul loodan need ka, et need tulevad eesti keeles. Näiteks siin on be active, try a new form of exercise or sport. Et näiteks, et ole aktiivne, proovi mingit uut võimlemist või spordiala, et tuua oma ellu rohkem liikumust. Kui see ei sobi, võtame midagi muud. Näiteks siin on reflect on your life, ehk siis peegelda oma elu. Every problem is a lesson. Think about what you have learned in this situation. No see on täpselt see, millest ma just natuke aega tagasi rääkisin, et iga olukord on tegelikult õppetund, et peegelda tagasi, mis sa oled sellest olukorrast õppinud. Ja see on ka jälle võimalus neid küsimusi endale välja kirjutada ja kui sa pead päevikut, kas siis videovormis, häälsõnumina või siis paberivormis, siis pärast poole aasta möödudes sa saad tagasi vaadata, et kui sa oled need läbi töötanud, et kas midagi on sinu elus muutunud või midagi positiivsemat tulnud. Need kaardid sobivad ka lastega töötamiseks, just see, et panna kaarte, et mis lapsed tunnetavad, mis see nende esile kerib, mis mõtted, et sama asi, et saaks rohkem selle nende väljendusvormi selgemaks ja et nad julgeksid oma tunnetest rääkida, fantaasiatest. Võib-olla keegi näiteks on natukene vanem laps, meeldib kirjutada, meeldib joonistada, et näiteks väike ülesanne, et näed, vaata seda ja mis sina omakorda siit näed või tunned või soovid luua. Et võimalusi neid kaarte kasutada on mitmeid. Kes üldse ei taha nendega, meeldib näiteks väljanägemine, siis sellest võib luua ka väga eduka kollaaži seina peale, et teed suure seinamaali kokku siis pisikestest kaartidest ja paned oma fantaasia järgi need sinna või siis, et jagad laiali, näiteks tunnetad, et keegi vajab mingit positiivset sõnumit, siis saadad selle ilusti või paned kellegile akna ruudu vahele, kui soovitakse jagada, et mõte nende kaartidega on, et luua võimalikult palju positiivsust ja töötada endaga, leida harmooniat, tasakaalu. Kes nüüd rohkem on energiamaailmas ja tegelevad kaartide lugemisega, siis Rootsis tegin proovi, nendega saab väga hästi ka ennustada, keda muidugi see tunnetus on, et nemad võiksid nende kaartidega tööd teha. Siis hea meelega võite ühendust võtta või kui teil on poeke või muidu arvate, et sobiks teie kollektsiooni, siis võtke meile ühendust. Karp näeb siis välja selline, arvatoibet tuleb natukene paksem karp järgmiseks korraks, et ma teen natukene parandusi ja siis tuleb infoleht. See on väga lihtne, lühike, sest ma ei taha kedagi õpetada, kuidas mida kasutada, vaid ongi mõeldud, et sa töötad iseendaga, siis ühel pool on natukene kaartidest, et neid on laetud kuu, päikese ja kivide energiatega ja kõige positiivsega, mis saab olla ja pildistatud päikese valguses. Ja siis natukene lühidalt minust ja teisel pool on siis väikesed näpunäited just, et kuidas kasutada, et mediteerides või võtta see 88 kaardi challenge, teha pikemalt või mängeldes, et väga lühidalt, sest nende kaartide mõte ongi just see, et töötada enda intuitsiooniga ilma, et keegi paneb raamid või sõnad suhu, et kuidas, mida teha. 0 punkt grupis Facebookis ehk siis 0 Point Energy Cards grupis. Ma aeg-ajalt tõmban mõne üksiku kaardi ka nendele, kellel ei ole seda kaardipakki, aga tahaksid tööd teha, siis jälgige sealt, kes on huvitatud endale soetama. Praegu seisuga 35 €, inglisekeelsed kaardid on tulemas siis eestikeelsed ja võib-olla ka natuke aja pärast rootsikeelsed. Et ma ootan meeledi tagasisidet, need, kes on endale need kaardid juba muretsenud või isegi nüüd, kui te neid näete ja tunnetate natukene siin online'is, et mis tunded tekivad ja isegi negatiivsed tagasisidet on positiivsed, see aitab edasi aretada. Et ma soovin teile kõike ilusat ja ärge siis kartke kasutada värve ja maalige. Intuitiivset saab maalida ükskõik mida, et võtke oma need piirangud maha ja paberpliiats kätte, joonistage, maalige, vaadake, mis teil välja tuleb. Et see on siis lühike tutvustus 0 Point Energy kaartidest. Ja aitäh teile! Nägemist!